hommikust, täna on neljapäev, 7. november ja kell on 10. Ja ma pidin olema kell 10 trennis. Kas ma olen trennis? Ei. Ma snuusisin mingi, ma ei tea, 40 minutit või 45 minutit. Ehk siis me oleme graafikus natuke maas, selleks, et kiirendada kõike järgnevaid protsessi. Ma panin juba trenniriided selga, siis pärast ma tulen koju pesema, et oma graafikut natuke tagasi raja peale saada. Aga jah, täna on siis neljapäev, mul on töölt vaba päev ja täna on siuke natuke teistsugune päev, nii et ma võtan teid endaga kaasa ja jah, alustame siis selle treeniga ja ma ei jõudnud isegi hommikusööki süüa, nii et ma teen treeni ära, siis tulen koju sööma ja kohvi jooma. Mul on üks sõber ka. Eiku käis jälle poes ja ma saatsin talle poe nimekirja, mida poest tuua. Ma kirjutasin sinna banaan, aga see, et ta tõi reaalselt ühe banaani. Kes see ostab banaani ühe kaupa? Ma mõtlesin, et nagu mitmuses, et nagu hommikusöögiks, õhtusöögiks, et nagu mitmeid banaane, aga ühesõnaga nüüd mul on see üks banaan ja ma saan selle praegu ära süüa, aga jah. Ja seda ka, et ma olen konkreetne õlipats või seda sõna otseses mõttes, sest et mul on see õlimass, kui nagu ma panin juustesse õli ööseks ja ma pärast tulen trennist ja pesen selle maha, aga konkreetselt mul on mitte lihtsalt juuksed mustad, nagu võib jääda mulje, vaid mul on konkreetselt õli juustes. Aga pole hullu. Lähme trenni, teeme kiire trenni, tuleme koju, sööme hommikuse, kell me pealt pesema ja siis ma räägin teiega juba edasi. Kell on kohe 12 ja kes peab kell 1 olema meigis. Nüüd ma käisin trennis ära, kuna mul oli nii kiire, siis trenni jäi lühemaks ja kiireks ja nüüd on kiire ja ei jõua midagi tehtud ja tegelikult oli mul planeeritud niimoodi, et ma pidin minema meiki kell 14.30, nii et mul oleks nagu idekalt aega praegu. Ja siis see meikar kirjutas eile, et kas ma saan varem tulla. Ja ma mõtlesin, et talle vahepeal muidu mingi nemad pikk paus sisse ja siis ma mõtlesin, et okei. Ma siis lähen varem ja siis nüüd ma olen omadega ajahädas. Aga ma föönitan veits juukseid ja siis lähme kohe taksoga. Ma vist lähen, see on kõige kiiremini. Ja kesklinnas on see meigi koht, nii et mul ei ole seal autot kuskile panna arvatavasti, ma olen taksoga. Jam. No nii. Siuksed lokikesed, siuke meisikene. I love it. Ja nii tore oli jälle Aleksandra juures käia. Jah, seda ma jäänudki. Aga ma käisin jälle Aleksandra ja Luksi juures meigis, nagu ma käisin oma sünnipäeval. Ja jälle 100% mega rahul. Kõigepealt siis Viru keskuse rahvaraamatusse, sest ma teadsin, et seal on see rahvaralli või. Ühesõnaga ma teadsin, et seal on räiged aled ja ma tahtsin seda kindlalt raamatut, sest me läheme Eikuga nädalavahetuseks. Meil on väike siuke mõnus nädalavahetus plaanitud, kus me sõidame linnast ära. Ma tahtsin seda raamatut selleks ajaks. Seda ei olnud Viru keskuses. Ma läksin Vanalinna rahvaraamatusse ja ma sain selle sealt ja meil läks meigis soengus nii palju kauem aega, kui ma tegelikult oleks arvanud, nii et nüüd meil polegi nii palju aega, enam üldse tegelikult ei ole palju aega. See on nii haige, et kell on mingi, mis see kell on, 4:30, jõues hakkab pimedaks minema juba
ja mul ei ole ringlighti kodus, ehk siis ma ei saa teha endast ilusat pilte ka selle soengu ja meigiga. Valgus on everything ja mida pole, on valgus. Me oleme nüüd kodus, kell on palju ja ma teen endale süüa soojaks, sest et seal saab kindlasti ka süüa, aga et mitte sinna minna täiesti nälginuna, siis ma söön käppelt ja teen endale veel kohvikese. Mis ma tahtsin teile rääkida, on siis see, et ma käisin meigis, ma käisin teist korda elus Aleksandra ja Lukse juures meigis, ma käisin oma sünnipäeval ka, ma käisin meigis ja me tegime lokid ehk siis soengus. Ja ma olen reaalselt nii rahul. Esin kell 1 sinna, paar mintsa hiljem, aga me lõpetasime natukene enne 4, ehk siis nagu meil läks 3 tundi. Ma ei tea, kas oli arvestatud, et meil nii kaua läheb või jutustasime ka nii palju, aga reaalselt esiteks ilmselgelt ma olen selle lookiga mega rahul, ma tunnen ennast tõesti nagu mega ilusana, mega hästi, mega enesekindlalt, ilmselgelt on oma töös nagu väga hea. Ja teine asi on see, et ta on reaalselt väga tore tüdruk ja me oleme nüüd 2 korda näinud üksteist ja ma ei tea, mul on siuke tunne, nagu me oleks ülipalju rohkem näinud ja me teaks üksteist, et hästi tore on temaga jutustada ka. Muidu ma ei tea, lihtsalt tahaks vaadata, kuidas ta meiki teeb ja jälgida, aga siis ma olen terve aeg nii jutuhoos, et ma nagu, ma ei tea, järsku on lihtsalt meik valmis ja ma mingi, okei, nii palju siis sellest. Aga tõesti, ma väga soovitan teda. Ühesõnaga, kus ma siis täna lähen üldse? Ma töötan siis lennujaamas, on ju. Ja 1 kord aastas teeb lennujaam siukse suurema peo. See toimub sellel aastal lennusadamas. See toimub sellel aastal lennusadamas. Eelmine aasta see toimus Kruiisi sadamas. Ja eelmine aasta ma olin lihtsalt nii underdressed. Ma olin reaalselt teksapükstega. Okei, bluus oli ilus, aga nagu selles mõttes, et nagu ütleme nii, et ma ei saanud aru, mis levelil üritus see on. Ja siis ma läksin sinna, kõik olid mingi mega üles löödud, siis ma olin nagu ups. Ja siis ma mõtlesin, et sellel aastal ma tahan ka nagu rohkem vaeva näha ja kui ma leian põhjuse minna meiki, siis jah, siis ma võtan selle. Riietus on mul täiesti tavakas siuke see oversized blazer, siuke hästi sädel, aga see on nii ilus ja see on nii mugav ja lihtsalt nagu ma armastan seda blazerit, siis mul mingi lemmik outfit üldse ja ma ei ole seda, ma ei tea, ma arvan mingi aasta aega kandnud või okei, võib-olla see on liialdus, aga nagu see kevadel ja suvel ma ei kandnud seda ühesõnaga ja sügisel. Ehk siis nüüd ma otsime selle jälle välja kapist ja see üritus, oota, ma panen eelmisest aastast mingid pildid ka. Kes on mind jälginud kauem? See võib-olla teab, et mu kõige lemmikum Eesti artist üldse on Taukar, on ju. Ja eelmine aasta seal lennuka üritusel esines Taukar. Seega ma juba tean eos, et see aasta ei saa nii lahe olla, sest et Taukar ei esineks 2 aastat järjest, on ju. Ja ma tean, et kui Taukar ei esine, siis ei ole nii lege, aga no kindlasti esineb keegi tore. Eelmine aasta oli Taukar ja Tanja. Dreamt about you last night. Woke up with tears running down and I ask why? Guess I'm dreaming about you all night. Thinking it's true. And I keep repeating the same sequence. Running cause I'm always seeing you. Going back to the moments I knew. You know that I'm reminiscing of the good collection of everyone. Cinco
Circle K-s, ma võtan endale kohvi tee peale. Aga ma tahan täiega Eikule teha pranki, kuidas ma hakkan nagu vlogima. Ma nägin siukest TikToki, aga ma teen seda vlogis, et hakkan nagu vlogima ja siis ajan nagu täiesti nagu vale juttu või nagu ütlen mingid valesid alla räägin, mis ma tegin hommikul, aga ütlen täiesti valesid asju, mida ma tegelikult ei teinud, et näha, kuidas ta reageerib, kas ta on nagu mingi, mida sa ajad või ta mingi mängib kaasa, et nagu ja ühesõnaga, kohe proovime seda. Tegime ka jah, jah, ja sina ka, väärtast. Okei, ühesõnaga, ostsin Circle K-st kohvi just. See oli nii armas, kuidas ta pakkus seda mingi, et suitsukõna pirukad ka. Nad peavad vaata pakkuma selline. Aga ma ei söö, ei saa saia. Ei, mitte. Täna on laupäev, kuupäeva tead või? 9. Laupäev 9. november ja mida sa vaatad? See on kaamera. Okay. 9. november ja mul on täna väga kiire hommik. Kell on praegu 11.30, aga ma ärkasin kell 7, et trennis käia hommikul. Ja mis on? Miks sa vaatad? See on nii naljake näha, aga ühesõnaga ma käisin hommikul veel trennis ära, sellepärast et ma tahan nädalas 5 või 6 trenni kokku saada. Ja nüüd mul on... Mida sa vaatad? Mis on? Ei midagi. Ühesõnaga, ja nüüd me läheme Hiiumaale. Me rentisime siukse mega mõina majakese ja Eiku tegi hommikul pannkooke meile. Ma tegin õhtul taina valmis, et ta... Okay. See on prank, aga sa ei reageerinud üldse. Kuidas ma ütlen kõik asju? Ma mõtlesin, ma pean kaasa mängima. See oli nii ka, ma tõstan, et sa ütleks mingi. Mida sa ajad? Millal sa arva saad, et ma ütlen valesti? Ma ei tea, ma ei kuulanud alguses. Ma mõtlesin, ma ei tea, kas ma räägin õigesti või kuulen õigesti. Aga millal sa arva said? No siis, ma ei tea, siis ma hakkasin mõtlema veits. Ma väga kaasa ei mõelnud, mis sa rääkisid ootad. See, kuidas ma ise naersin juba esimesest asjast alates, mis ma rääkisin. Aga tõsi oli see, et me läheme Hiiumaale. Ja kell on 11.30. Ja praam läheb kell 1 pälevakas. Tegelikult kõigepealt ma räägin lennukapeost, sest viimased klipid olid siis neljapäeval. Oli lennujaama suur pidu ja see oli ülitore. See oli ülitore! Lennukapidu oli väga tore ja ma jõudsin koju mingi kell 3 öösel ja ma läksin kella 9 pidin tööl olema, nii et eile tööl ma ei olnud võib-olla kõige produktiivsem ja siuke korralik väss oli peal ja õhtul see oli lihtsalt siuke, eile oli konkreetselt siuke õhtu, kus ma ei teinud mitte midagi, ma sain mingit jampsi ja vaatasin. Ei, sa tegid ju taigna valmis. Ja ma tegin pannkooki taine ja käisin veel trennis. Tegelikult ma ei teinud midagi. Ideaalis ma oleks pidanud minema eile trennis, sest ma tahan käia praegu 4 korda nädalas trennis ja ma olen see nädal käinud 3 korda. Ja nüüd, jah, täna ei saa ja homme ma kardan, et ma ei jõua, sest ma ei tea, mis kell me tagasi jõuame sealt Hiiumaalt. Kui me jõuame enam-vähem normaalsel ajal, siis ma läheks homme, aga kui ei, siis ma olen failinud oma eesmärgi. Iga kord, kui on see lennujaama pidu, siis ma sain reaalselt aru sellest, et lennujaamas töötab nii palju inimesi ja ma ei tea reaalselt mingi 95% nendest inimestest ma ei ole isegi kunagi näinud. Okei, nagu on mingi variant, et ma ei tunne neid ära, sest nad on seal nii üles löödud ja värki, aga nagu 2 aastat ma olen seal peol käinud ja mõlemal korral ma olen olnud nagu, kes need inimesed on. Ja söök oli mega hea, ma ei tea isegi, mis catering seal oli. Ja alkoholi oleks võinud natuke vähem juua, aga... Nüüd oleks võinud filmida Pohmas Send. Eile oleks võinud. Sa filmid kogu aeg mind, nüüd oleks võinud Send filmida. No sa oleks võinud filmida. Nii, lennukapeost on räägitud, esimene etapp tehtud. Cut 2. Nüüd läheme siis Hiiumaale. Meil oli eesmärk ei olnud tegelikult Hiiumaale minna. Vaatasime lihtsalt põhimõtteliselt Airbnb's, panime otsingusse Eesti ja kuupäevad, mis meile sobisid ja lõpuks see koht, mis me välja välisime, on Hiiumaal, nii et siuke korralik road trip tuleb meil.
Me pole Hiiumaal käinud kumbki mingi lapsest saadik, ma arvan, ma käisin mingi 12-aastaselt, millal sa? Mingi 15 äkki, ma käisin laagris, mingi spordilaager. Võt, meie eesmärk sellel tripil on see, võtsid raamatult kaasa ikka? See on palju. Nojah, et me lähme põhimõtteliselt relaxima. See oli Eku mõte kusjuures, et me vist võtame neti välja või noh, sotsiaalmeedia lülitame välja mingi 24 tunniks ja umbes 3-3 näiteks. Et täielikult nautida seda olemist seal. Ma vlogin küll, aga ühesõnaga, et ei oleks mingi, ma ei tea, Instas või Face'is või mis iganes TikToki ei vaataks seal, pühendaks ja nautiks seal olemist. Nii et sotsiaalmeedia lülitame välja. Ja kui Eku selle välja pakkus, ma olen täiesti šokeeritud. Ma oleks arvanud, et see on mingi asi, mida mina pakun välja, siis ta nagu... Muidu ma ei loe raamatut. Ja teine point ongi see, et me tahame raamatut lugeda. Üleile ma ostsin selle raamatu, mis ma tahan lugeda. Ekul on 2 raamatut kaasas, mida ta näitab teile hiljem. Eesmärk on jah, lihtsalt aeg maha võtta teiega ja lugeda ja chillida ja olla ja mul ei ole olnud võib-olla kõige toredamad viimased nädalad ja ma tunnen, et see nädalavahetus on täpselt see, mida mul vaja on ja noh, ma arvan, Ekul ka ikka on vaja. Jah. Nii et lähme nüüd ja näitab, et me jõuame 12.50 kohale ja praam läheb kell 1, nii et nagu alati me oleme väga naplikad. Ma arvan, et 10 minutit on väga piisav. No võt, me ei jõua kunagi liiga vara kuskile kahjuks või õnneks. Naudib veel viimaseid hetki telefonis, nii kaua kui saab. Siis kui me praami pealt maha läheme, või noh, kella 3-st enam ei saa. Praami pealt lähme maha kell 2.15 umbes. Me oleme jõudnud nüüd Hiiumaa saarele ja Hiiumaa saarele, nii vist ei ole. Me oleme jõudnud Hiiumaale ja me lähme Kärdlasse. Täitsa teises riigis oli. Eku meelest ma oleks ka teises riigis, ta on mingi, kas siin on samad puud, kas siin on sama muru? Kui sa teise riiki jõuad, siis sa vaatad nagu, siin on ikka samad puud ja mitte, siis Hiiumaal vaatad sama. Vaat, aga ma tahtsin rääkida seda, et ma sõitsin mööda see luxury resort on ju ja ma olen seda vaadanud mitmeid kordi. Selver, aga see ei ole veel või? Okei, kui seal ei... lähme vaatame edasi korra Kärdlasse, kui ei ole, siis tuleme tagasi. Et ma olen seda vaadanud, et see piltide peal tundub mega ilus, tahaks siia tulla, on ju. Ja nüüd me sõitsime sealt mööda ja siis ma huvi pärast vaatasin netist hindu, palju maksab. Ja nädalavahetusel 2 ööd on 6 sotti reede kuni pühapäev, mis on pigem nagu väga kallis. Ma mõtlesin, et selle raha eest põhimõtteliselt saaks juba lennupiletit kuskil osta. Et ma ei tea, kas see on seda väärt või mitte, võib-olla on, aga jah, päris kallis, aga jah, podi ja siis me veel ei tea, kas me lähme sööma või mitte, aga ostame õhtusöögiks praegu asju poest ja hommikusöögiks asju ja siis vaatame, kas me lähme sööma, siis lähme oma ööbimiskohta. Ja kuna ma reaalselt ei ole kumbki miljon aastat käinud Hiiumaal, on ju, siis ma olin jumala šokeeritud, et praam Hiiumaale on 1 tund ja 15. Mega pikk ju, nagu Saaremaale sa saad mingi, ma ei tea, 20 mintse või, ülikiire. Aga me oleme nüüd kohal ja mul on uni, et mul on kohvi vaja. Ja sul on ka uni. Sest muidu me hakkame raamatut lugema, siis no jääb täitsa tuttu ära. Tere! Me oleme nüüd jõudnud enda ööbimiskohta ja käisime siis söömas just. Ülemisel korrusel on siis magamis nurgake ja siis niisugused suured aknad, praegu on kottpima, ma näitan valges ka ja all on niisugune chillimisala. Siis lähme alla. Kell on praegu kohe saab 5 ja me hakkame kohe raamatut lugema siis. Ja meil mõlemal on juba interneti vaba aeg. Sai ka alguse kella 3-st. Siia divanšikule tuleme nüüd. Esiteks siin oli üks küünel ja teiseks, kuna ma olen suur küünalde põletaja, siis ma ostsin ka ühe joigi küünla
väga hästi lõhnab. Meie raamatud, meie nurgake. Ülisuur üllatus oli see, et esiteks on siin korralik köök. Me ostsime ka õhtusöögiks iga staffi, aga nüüd ma ei tea kõhtu nii täis, kas me üldse hakkame seda tegema, aga ühesõnaga suur üllatus oli see Jura kohvimasin. Ma ei võtnud midagi piima endale, aga saab hommikul tuua äkki. Ühesõnaga siin on kohvimasin ja kõik asjad olemas, korralik külmkapp ja värki. Ja midagi vilgub siin, vaata äkku. Telku äkki õhtul vaatame mingit Netflixi või midagi, kui raamat on loetud. Siin on vannituba, vannituba, dušš, vets ja siis saunakene, kus me kindlasti varsti lähme ja paneme sauna sooja. Siuke pisike on ju maja. Lebosse! Lebosse! Kuidas sulle meeldis see maja? Mulle meeldib see diivan. Ja väga hea. Meil oli vaja sukest kohta, kus on kindlasti eraldi mingi diivan või kuskil, kus me saaks raamatut lugeda, et me ei peaks seal, et me ei peaks voodis istuma ja raamatut lugema. Mitu tundi loeme? Okei, ma ka ei tea, ma arvaks mingi 3. On taimeri või? Miks? Kuidas sa tunned, et sa ei saa internetti 24 tundi? Tuleb raske. Eiku on tõesti interneti sõltumine, nii et peame vastu. Okei. Loen. Olen filosofid ka võtta. Kodus võtsid naasud. Väga tere. Sinu pere kiitis ju. On need või? Või vana ei ole. On meil kõht täis, eks ju. Ja siuke hämar on ka tegelikult. Ja ma kardan, et siin tuleb mingi maarat ikkagi jõhker uni. Ma arvan ka. Et siin poole tunni pärast mõlemad on. Jäten kaamera filmima ja siis ka jääme magama. No ei ole väga mugavama. Võta nüüd kätte vahele. Ei võta. Võta. Mul on ebaõgu, kui see käsi on siin. Ma ei saa lugeda, kui sa... Niimoodi, aga mõnuks. No ja kuidas ma keeran seda? Ja pead ise keerama kui keelega. Ütle, kui ma keeran. Sipsiku-pipsikad. Soota, ma teen vahe kokkuvõtet. Mõtlesin minu hakkad rääkima. Sina oled ka sipsiku-pipsik ja minu vaatajad ka. Kell on 9:30 ja nüüd me teeme tänaseks lugemisega lõpparve. Tegin viimased klipid vist mingi kell 5 või kell 6 ja siis me mõtlesime, et loeme paar tundi, on ju. Aga see diivan on reaalselt maailma kõige mõnusam asi ja kui me siit homme ära lähme, siis ma kirjutan sellele Airbnb omanikule, et kust ta selle diivani ostis, sest see on reaalselt. Me tegime selle veel lahti nagu voodiosa ka, on ju. Me oleme nagu täis lepos olnud ja siis Eiku jäi reaalselt magama mingiks 5 minutiks. Siis ärkas üles ja siis jäin mina magama mingi tunniks ajaks. Ja see on minu ja Eiku vahe. Kui tema võib teha mingi power napi 5-10 minutit, ärkas üles, ta oli mingi energiat täis, siis ma magasin selle tund aega, ma oleks veel maganud, aga Eiku oli mingi, nagu hakkas mind äratama. Ma magaks reaalselt hommikuni. Mul tõesti, ma olen seda enne ka öelnud, et sellel tüdrukul on palju und sees. Nii mõnus oli see tunnikenegi magada ja siis ma ärkasin üles ja siis lugesime edasi. Ja me ostsime tegelikult õhtuks söögimaterjali, me mõtlesime, et me teeme Caesari salatit krõbekanaga. Aga kuna me käisime lõuna ajal söömas seal ja meil on mõlemal kõhud suht täis, siis me mõtlesime, võtame need söögiasjad kaasa ja teeme kodus selle mingi homme või ülehomme ära. Käisime nüüd uuesti poes siin lähedal ja ostsime mingid snäkke, mingisuguseid, ma ei tea, mingid
väikseid snäkikesi, et sööme neid õhtul ja siis ostsime saunajooki. Nüüd Eku pani sauna mingi 1,5 tundi tagasi sisse. 1,5 tundi pidi umbes aega võtma, nii et nüüd kui saun on valmis, siis me läheme sauna. Et tänaseks jah, paneme raamatud ära ja homme loeme siis edasi, aga nüüd õhtul me vaataks Netflixi, siis ma ei tea, me ostsime mingit mulli endale õhtuks. Et jah, hakkame nüüd saunatama ja chillima ja snäkkima ja siuke osa nüüd. Ma näitan teile, mida head me ostsime. Esiteks, see on meie õhtune snäkitamise ja filmijook. Aga me käisime poes ja ostsime saunajooki. Kus minu saunajook on? Minu saunajook. Ilma alkoholita ja Eku võttis koroona. Väga igav, üldse, et sa võtad midagi huvitavatu. Nüüd on chillimise aeg, saunas on käidud ja me hakkame vaatama Netflixi. Siin on meie snäkilaud. Ja mul oli peas küll, ma kutsin, et me vaatame midagi sükest armast näiteks, armast ja lõbusat. Aga nüüd me vaatame reaalselt seda, kuidas 2 venda tapsid oma vanemad ära. Aga meil ei Ekuga kunagi sobivaid filme, mis mõlemad tahaks vaadata. When I call up to say I'm in town, I get a notion we both walk the same ground. Been traveling all over, searching far and away for a sign to lead me straight. We walk together down the streets of our home. Been forever, long time I've been gone. Feelings come easy as we start a new day, and I know what I should say. Tere hommikust. Täna on pühapäev ja Eku tegi meile süüa. Hommikul me ärkasime, käisime jooksmas ära. Ära hakka valetama. When I call up to say I'm in town, I get a notion we both walk the same ground. Been traveling all over, searching far and away for a sign to lead me straight. We walk together down the street. Aga ma ei naali siin. Nii, nüüd ma saan teile õuest ka korraks näidata. Nii, ühesõnaga õues saab siin istuda. Väike kiigeke, seal saab grillida. Nüüd suvel on ka ekstra minna ja siis auto saab sinna parkida. Siin on siuke väike teekene. Me nüüd lahkusime siit Airbnb'st varem kui plaanitud, sellepärast et eile õhtul Eku hakkas vaatama ja see on ainuke kord, kui me oleme interneti läinud, oli see, et ta vaatas praamipileteid tänaseks. Aga ühesõnaga eile õhtul ta hakkas vaatama neid praamiaegu tänaseks siis on ju. Ja siis me avastasime, et absoluutselt kõik praamipiletid tänaseks on välja müüdud. Ja tuli välja, et täna või nädalavahetusel oli siin... Vist, ma ei tea, aga ta okay. Ma arvan, et me nägime mingid rallikaid. Me nägime jah mingid autosid, et kas siin oli mingi ralli või ühesõnaga midagi siin toimus nädalavahetusel ja ühtegi piletit polnud müüa ühelegi praamile. Nüüd ongi kell 1 läheb üks praam ja me sõidame sinna ja loodame, et äkki me saame osta koha pealt need piletid ja kui ei saa, siis järgmine praam läks vist 2:30. Et see ei ole nagu Saaremaal ka, et Saaremaal läheb, ma ei tea, iga poole tunni tagant või nagu mega tihti neid praame on ja siin läheb nagu kella 1 peale ei saa, siis järgmine läheb 2:30 ja passidki seal mingi 1,5 tundi lihtsalt.
et jah, vaatame, kuidas meil läheb siis. Eks me siis loeme raamatut või midagi, kui me ei saa, aga lähme vaatame. Ja muidu ideaalis me tahtsime tegelikult tulla 8-9, ma ei tea, kas ma ütlesin ka eile, et see ööbimiskoht, kus me olime, see oli reede vastu laupäeva juba bronnitud ja homme me lähme tööle mõlemad, et ei saanud täna ka kauemaks jääda. Aga muidu oli väga mõnus, tegelikult tahaks veel ühte päeva. Ja minu meelest ma hakkasin mõtlema, et kui nagu minna ainult 1 päevaks kuskile, sest nagu muidu ma olen alati see inimene, kes pigem ma ei näe mõtet 1 päevaks kuskile minna, vaid pigem alati 2 päevaks, aga see oli mõnus ja aga ma tahtsin öelda, et kui nagu minna 1 päevaks, siis annab minu meelest kuidagi annab ajaliselt sulle aega juurde see, kui sa ei ole internetis ja sotsiaalmeedias elos, ehk siis nagu sellega me kuidagi saime seda aega juurde nii-öelda, et me ei passinud elos lihtsalt. Nii et väga muina oli. Ekule ka meeldis. Võt. Kui sa ei ole ammu endale võtnud väikest puhkehetke või kuskil käinud, siis see on sinu märk, et võtta ka veits korraks aeg maha, kui ka vähegi võimalus. Meie saatus on selgunud. Kell on 1. Praame peale ei jõudnud, aga nüüd järgmine läheb siis 14.30. Eks me siis vaatame. Mis sa arvad sellest? Ma arvan, et meil läks väga hästi. Ja siis ütlesid, et sa on küll kõigil lõuksi. Sellepärast on nad trügised. Mis sa seal kaameras ei ütle seda. Ühesõnaga, jah, järgmine praam läheb 1,5 tunni pärast, ehk siis me võtsime juba oma rampsid välja ja siis me lähme jalutame siin, mis see siis on? Kai ääres, Sadammeres. Ei, raamatut loome. Jaa, aga vahepeal lähme jalutama ka, see on ilus. Mina olen boss ja mina otsustan. Stay tuned, kuni me lähme jalutama. Ja praame me sõidame ja mis sa ütled? Mis mõttes? Ütle. Et tegelikult läheb ikkagi asi plaanipäraselt ja saame peale. Yeah, 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 yeah. Kell ei 3. Vaadake seda venda. Ei minutitki kauem ei pidanud ta vastu. Kohe oli vaja hakata scrollima. Sõltlane. Tead, mida ma praegu filmin või? Ma ei ole lõppu filminud meie nädalavahetusele. Hiiumaal. Juba 4 päeva mööda. No, ma tean jah. Ei, täna on esmaspäev. Täna on esmaspäev ja kell on 6 hommikul. Ja ma ei ole lõppu filminud, täna on juba tõesti, mis päev, 4. päev ja Eiku viib mind kooli. Kokkuvõtteks nii palju, et ta oli väga mõnus. Pigem soovitaks seda kohta, panen lingi alla, aga te võite mulle teada anda, kas teil on olnud mingi mega lemmikkoht, kus te olete käinud. Kui te kindlasti soovitaksite minna, sest et ma ise teiega tahaks lähiajal teha veel sükest nädalavahetust, kus me lähme kuskile ja loeme raamatut ja lülitame netti välja ja ideaalis see võiks olla isegi 48 tundi näiteks. Eiku ütle nüüd aitäh, et te vaatasite ja näeme järgmises videos. Ütle. Palun üks lause. Ja mis sa ütled ütlema? Turvamees. Hakkas laulma. Aitäh, et vaatasite ja näeme järgmises videos. Tšau!